mängulust. Igalühel oma lill, sellel mängib trillilill. Igalühel oma vill, sellel mängib trillilill. Tšau! Tšau! Sul on täna väga lahe kostüüm. Sul ka. Aitäh! Muuseas, teatris käiakse ka igasuguste lahedate kostüümidega. Muide, algab esimese kooliastme teatripäev esimene vaatus. Igalühel oma lugu. Enne, kui te oma etendust mängima hakkate, anname teile mõned soovitused lavale kaasa. Tunne rõõmu sellest, et sa oled laval. Ole laval julge, räägi palju häälega, nii et pealtvaatajad aru saaks, mida sa räägid. Ära ole pealtvaatajate poole seljaga. Head mängulusti! Esimesena tuleb lavale esimene A-klass luuletusega Kõigil meil on oma soovid.
klasside esinemised lõpetab esimene C-klass kevade luuletuse ja vihmavarju tantsuga.
kostüüm. sul ka. kas sa teadsid, et teatris käiakse ka igasuguste lahedate kostüümidega? jaa. muuseas algab esimese kooliastme esimese kooliastme teatripäev, esimene vaatus, igalühel oma lugu. enne kui te oma etendust mängima hakkate, anname teile mõned soovitused lavale kaasa. tunne sellest rõõmu, et sa laval oled. ole laval julge, räägi valju häälega. räägi valju häälega, nii et pealtvaatajad aru saaks, mida sa räägid. ära ole pealtvaatajate poole seljaga, sest muidu nad ju ei näe, mida sa teed laval. nautige etendust ning head mängulusti. esimesena tuleb lavale teine C-klass, kui mereröövel oleksin. Kui mina mereröövel oleksin ja leiaksin sellise kapteni, kes lubaks oma laevast röövida, näiteks arbuusi, siis mida ma teeksin laevade ja arbuusidega? Ma jõuaksin neid eluilmast ära süüa. Veel hullem, kui laevas, mida ma vahest rööviksin, oleksid kõik kohad sibulaid täis, nii et parem ma ei röövikski, kui ma mereröövel oleksin. Räägitakse, et röövida pole ilus. Kui mina mereröövel oleksin, purjetaksin niisama ringi. Kõigil, kes minu laeva näeksid, oleks hea meel. Sest siis nad saaksid kodus rääkida, et nägid tõelist röövlilaeva, et ta siis vaevalt eluga, ja see oleks kohutavalt põnev. Aga kui mina veel mereröövel oleksin, siis kirjutaksin ühele kirja ja paneksin selle pudelisse. See on pudelipost. Emmanuel Sartin ütleksin ja vanaemale. Vanaema elab Saaremaal, mere ääres. Tema saaks kindlasti kirja kätte. Kiri oleks umbes niisugune, et tere vanaema, kuidas elad? Mina elan hästi ja röövimisel olen ka hästi. Kui mina mereröövel oleksin, siis ühel päeval kollast merest purjetades leiaksin kollastest taimedest pudeli ja pudelist tegema vanaema kirja. Vanaema kirjutab niimoodi, et tere merede hirmud, loodan, et sul röövimine läheb hästi. Nii kirjutab vanaema, et kui ma tahaksin järgmisele röövimisele moosi kaasa saada, peaksin purjetama Saaremaal ise palju röövima. Purjetaksime siis Saaremaale. Aga sinna Saaremaale peaks hea röövitud varamus ära pindama. Õige jah, kaevaksin kõigepealt ühe suure augu, sinna peidaksin kirstu. Kirstus oleks kõik minu röövitud varamutus, peidukoha jätaksin meelde. 3 sammu suurest kastanist vasakule ja 4 sammu otsa edasi. Rohkem ei tohi ma teile ütelda, sest siis leiaksite kirstu kohe üles. Ja te näeksite, et see polegi koolida täis. Kulla asemel hoopis on kuusi söönud. Ja te naeraksite meie üle ja ütleksite, et me pole mingid mereröövlid. Järgmisena astub üles teine A-klass, Seene varjus.
raamatut tal ei ole. Sadu teda väikest petstes. Vihm on märg ja külm kui jää. Miks ta järele ei jää? Kehal pole kuiva lappi, kust saaks vihmavarju appi? Oi, mis imeline see! Suur ja uhke, puhas vee. See on tõeline hotell. Puudub ainult uksekell. Elanikke pole majal. Siin ma puhkan vihma ajal. Värk on metsas kuuske haar, mis mu viiulist ei saa. Muudkui sajab, 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 vihmu pilli lõhki ajab. Vaata imet sõbramees, seene alming ootab ees. Sõber sipelgas, kas tulla võiksin sinna varju alla? Mis sa küsid? Astu ligi. Nüüd see on sets ja ametigi. Kust sa tuled vastu ööd? Tegin pillimehe tööd, õhku otsa rotin pulmad, mängisin, et vesisilmad. Algas siit, kui pealt ma tulin, tuule vuhin, vihma vuhin, põlmul tuhke oli veel. Näe, sealt keegi tuleb veel. Tere, tere, kõik see pere. Küll see sinu lamp on ere. Tere, sõber Jaanus. Täna juhtus eksitus. Läksin lellekoja juurde, sammad jala metsa suurde, aga tee mul kadus käest. Vihma sadas kõigest väest, enam käia ma ei jaksa. Sõber karta sul ei maksa. Ära vihma kätte mine, ole meie külaline. Aitäh! Mulle paistab, et on veel keegi meie juurde teel. On see hiir või on see kass? See on hoopis põrnikas! Põrr teen, olgu siia ma jään. Tege tore mutukas, põrr, ta pole just jutukas. Olgu peale ega tal kerge olnud vihmaal, seal veel keegi ähis pühib, meie seene juurde rühib. Kähku, ruttu. Teised kõik on jääs tuttu. Mina oma majaga jäin kimpu ajaga. Märg on taevas, märg on maa, kus küll veidi puhkan maa. Ega ruumi siin ei ole. Siin on ruumi, tibu, tule! Nii nad seal siis istusid ja istusid. Pimedus kattis maad ja sadu ei tahtnud lõppeda. Kuid seene all oli kuiv ja soe olemine. Lõpuks muutus kõigil tuju lõbusaks. Rohukiks, äkki sa lõbustad meie Edi Villiga? Sipelgas on töötas, ta paigal püsida ei saa. Põrr, kui mängib muusika, tantsu tahan lüüa ma. Ainult vaadake, et te liiga endale ei tee. Sina mängi küllap me, jõudumööda tantsime. Mängi küllap nad, pillisaatel tantsivad, tiibu tantsimist ei vaja, nii võibki ka saada maja.
Selle esinemisel lõpetab 2. B-klass Aida Usk Valgamas. vaikseks jäi. Aida ukse ette maha, istus ots
kooliastme teatripäev, esimene vaatus, igaühel oma lugu. Enne, kui te oma etendusi mängima hakkate, anname teile mõned soovitused lavale kaasa. Tunne rõõmu sellest, et sa oled laval. Ole laval julge, räägi valju häälega, nii et pealtvaatajad aru saaks, mida sa räägid. Ära ole pealtvaatajate poole seljaga, sest muidu me ei näe, mida sa laval teed. Naudi oma etteastet ja head mängulusti. Esimesena tuleb lavale 3. A-klass. Kuidas 3. klassis ellu jääda? Järgmisena astub üles 3. B-klass. Sosset ehitab maja. Mis uudis? Ei midagi huvitavat.
tema alles söster. ehitan endale maja, mis see siis ära läheb? Viskan abivaja, kutsun teiste seda saata. Müürid ladus kingsed. Mina tahan müüreid! Kivid asemel tiiga, pole probleemi. Appi tulid pütsed. Sõidab Raivo, mena! Külve sein, üks puit kõik. Kohale ründas müürsed. Ukse teen mina, kui keegi sisse pääse, ole minu söö. Siis saabus plekisse. Pane näppu endale. Läbi juurde uue. Järgmisena tuli appi kellasse. Millalgi lahju, kui soaleis näol tiksutakse. Kohale jõudis kullasse. Mina müürin pliidi, saab uhke ja kalli. Korstnad tegi klaasisse. Aga kes seda mõtles? Kato seaks päris seppa ei leitudki. Mina olen katusel. sa oled kleidid, sa oled ka katusel. No tuli sellest alles maja. Nii juhtub, kui igaüks teeb tööd, mis pole tema alal. Kolmandate klasside esinemisel lõpetab 3. C-klass Jonni lugu.